Tere, hea kuulaja! Mina olen Marta ja sina kuulad Mis mõttes podcasti, kus me räägime vaimsest tervisest, aga mitte päris nii nagu teised. Meilt ei saa eneseabinippe, vaid me käsitleme vaimset tervist puudutavaid teemasid palju sügavamalt ja küsime ainult selliseid küsimusi, millele lihtsaid vastuseid ei olegi. Tänane saade on valminud koostöös just teiega, meie kuulajatega. Nimelt võtsime me ette teema, mida teie meilt palusite, ehk siis kuidas orienteeruda vaimse tervise maastikul, kus kõrvuti tegutsevad nii tõenduspõhised kui alternatiivsemad terapeudid. Me tegime selle teemaga algust eelmises episoodis, kui rääkisime Ken Constable'iga sellest, mida tegelikult tõenduspõhisus tähendab, aga täna on mul uus külaline, kelle kogemus lisab sellele teemale täiesti uue perspektiivi. Me kohtume psühholoog Signe Noppeliga, kelle töö ja karjäär ongi ehe näide sellest, et mõlemad pooled võivad ühes praktikas ka koos eksisteerida. Signe on kutsega psühholoog, kellel on üle 20 aasta kogemust, töötades nii Tartu Ülikooli psühhiaatria kliinikus kliinilise psühholoogina kui viimastel aastatel psühholoog-nõustajana erapraksises. Tema esimene väljaõpe on kognitiivkäitumisteraapias ja skeemiteraapias, täna aga kombineerib ta neid meetodeid ka hakoomi-teraapiaga. Signe abiga vaatame, miks ja kuidas üks akadeemilise haridusega psühholoog on oma tööriistakasti otsustanud laiendada ka kehapõhisemate ja kogemuslike lähenemistega. Koos arutame, millal ja kelle jaoks võivad alternatiivsemad praktikad olla abiks, kuidas neid targalt põimida ning kus jookseb piir, millest edasi võib sekkumine juba kahju teha. Ka seekord kuulete te intervjuule lisaks meie kuulajate kogemuslugusid, täiesti ausalt tsenseerimata kujul, selleks, et illustreerida, kui erinevad on inimeste teekonnad vaimse tervise süsteemis ja endale sobiliku teraapiameetodi leidmisel. Nii et mis siis ikka? Hakkame minema. Ma olen proovinud väga paljusid erinevaid asju. Kognitiivkäitumisteraapia, skeemiteraapia, dialektiline käitumisteraapia, traumajärgse stressihäire jaoks siis osad gestaltteraapia harjutused, aga ka loovteraapia, kirjandusteraapia, hüpnoteraapia, siis teadveloleku praktikat, kehapõhine traumateraapia, EMDR ja siis selle grupivorm, siis kriisi- ja kogemusnõustamine, hüproakustiline teraapia, TRE ehk neurogeenne värinateraapia, TDCS ehk see, kui aju stimuleeritakse vooluga ja siis isegi veidi värvi- ja valgusteraapiat. Aga mida rohkem kogemusi ma kogunes, seda rohkem ma sain aru, et trauma ei ela ainult mõtetes, et see on kehas. Minule see ka kehapõhistest teraapiatest ja stressi maandavatest tehnikatest oligi kõige rohkem abi, aga kahjuks need on nagu väga tihti kaaperdatud mingite esoteerikute poolt, mis mulle üldse ei sobi. Natukenegi tõenduspõhisema kehapsühholoogia ja vaimse tervise füsioteraapia kohta on info Eestis tohutult raskesti kättesaadav, et minu arust see ei peaks nii olema. Tere, Signe! Mul on väga-väga hea meel, et sa olid nõus Mis mõttes saatele intervjuu andma, sest minu meelest on sul väga unikaalne teekond, ehk sa oled läbi käinud sellise väga traditsioonilise õppeteekonna Tartu Ülikoolis nii bakalaureuse kui magistrikraadi omandanud. Ometi viimastel aastatel oled sa hakanud tegelema ka alternatiivsemate praktikatega. Ja esmalt ma paluksingi, et sa räägiksid lahti, mis sind oma psühholoogi teekonnal hakkas natuke teistsuguste teraapiasuundade poole tõmbama? Ma arvan, et ma olen olnud nii professionaalselt kui ka isiklikus plaanis ikkagi selline hästi otsija hing ja võib-olla jah, et ütleme, kui ma õppisin kognitiivkäitumisteraapiat, see on suurepärane teraapia, see on väga oluline etapp minu teekonnal ja siis ma ka töötasin pikalt ja kasutasin seda ja kui ma töötasin meditsiinisüsteemis, seal oli ka teisi tõenduspõhiseid meetodeid, mida ma kokku puutusin, näiteks dialektiline käitumisteraapia. Tegime oskuste gruppe haiglas, natuke ka oli omaksvõtmise, aktsepteerimise teraapiat, EMDR-i ma olen õppinud baasjäljaõpet. Aga ma arvan jah, et see, mis mind viis edasi, oli ikkagi võib-olla mingi selline tunnetus, et tahaks midagi ka rohkem keha kaasalt, kuna võib-olla ma isiklikus plaanis ka tegin asju, käisin tantsimas ja ma tegelesin mingite, ma ei tea, enesearendamise praktikatega, et ma kuidagi sain aru, et inimene ikkagi on kehastunud olend ja väga paljud võib-olla ka mustrid on ikkagi väga kehalised, mitte ainult kognitiivsed või me vaatame seda uskumuste tasandit, et see hakkas mind huvitama
ja siis üks asi viis teiseni ja siis ma jõudsin nagu selle Hakoomini. Enne seda ma mõtlesin veel sensorimotoorse teraapia peale, mille on loonud Pat Ogden, kes tegelikult oli Hakoomis varasemalt, eks ole. Tema tuli sealt ja ütleme, Hakoomil ja sensorimotoorse teraapial on ka väga palju kattuvusi. Aga võib-olla see sensorimotoorne on rohkem nagu traumateraapia ja Hakoomi on võib-olla rohkem selline laiem, et kui inimene üldse tahab nagu uurida, kes ta on, eks ole, või et ta ei ole nii suunatud võib-olla. Ja üle see kehapõhisus oli see põhiline, mida ma otsisin. Ma tulen korraks psühhoterapeudi mõiste juurde, sest ma usun, et ilmselt keskmine inimene arvab, et psühholoog on psühholoog. Aga mida enam ma süvenen, siis seda enam tundub mulle, et see tööriistakast, mille üks psühholoog, psühhoterapeut endale kujundab, et see on tegelikult väga-väga individuaalne. Saan ma õigesti aru? Et ma arvan ka, et psühholoog on ikkagi inimene, et kõige ja tal on ikkagi mingid omad kaldub kuskile poole või tal on mingid huvid, eks ole, või minu jaoks on ka oluline olnud nagu leida, et mis meetod või mis meetodid mulle nagu mis mind nagu kõnetavad ka isiklikult, eks ju. Ja selle tõttu ma arvan et kui on seda vabadust minna natuke sealt rajalt kõrvale, mida võib-olla selline, kui sa ikkagi tuled akadeemiast või sa tuled ülikoolist, eks ole, siis seal on ikkagi teatud sellised ette antud rajad, eks ole, et kui sa tahad olla praktiseeriv psühholoog, siis sul on eks ole, ülikoolist tulles sul on teatud võimalused, et kas sa lähed kliinilisse psühholoogiasse või sa lähed koolipsühholoogiasse, eks ole, ja see tõenduspõhisuse teema on seal väga tugevalt domineeriv. Võib-olla ei ole ka nii palju neid selles kohas nagu neid valikuid, eks ole, et need valikud võib-olla tulevad siis, kui sa oled ikkagi töötanud psühholoogina ja loomulikult käinud koolitustel ja kogenud erinevaid asju ja kuidagi ise mõelnud võib-olla asjade peale, et see otsing on väga isiklik ikkagi. Aga ole hea ja seleta meile lühidalt lahti, mis on see Hakoomi teraapia, see teraapiasuund, mida sina täna praktiseerid? Hakoomi lõi Ameerika psühhoterapeut Ron Kurtz juba eelmise sajandi 70ndatel ja ta on laias laastus nagu somaatiline teraapia ja võib-olla ka mitte ainult teraapia, et Ron Kurtz ise nimetas seda assisteeritud eneseavastamise meetodiks lõpupoole. Ta kuidagi võib-olla lasi lahti teraapiast ka, eks ole. Aga loomulikult on teraapia meetod, eks ole, et sa võid minna Hakoomi teraapiasse. See baasidee on võib-olla selles, et väga paljud meie elukogemustest, nad ei ole võib-olla nii teadlikud, eks ju, ja nad elavad mingites sellistes implitsiitsetes mälestustes, mille kohta meil ei ole tingimata verbaalset sellist ligipääsu. Ja väga sageli, nad elavad ka mingites kehamustrites, et me võime, eks ole, ennast jälgides võib-olla avastada, et meie keha on kohanenud mingite olukordadega nagu toime tulema. On inimesed, kes kunagi ei vaata otsa näiteks, eks ole, et me võime öelda, et see on üks viis, kuidas keha on kohanenud, et see on olnud nagu mingis olukorras vajalik, et ta ei hoia silmsidet näiteks, eks ole, või mingid näiteks, ma ei tea, et lõualuu on pidevalt kokku surutud, eks ole, kui me hakkame seda uurima, siis seal võib olla mingi oluline info inimese kohta, eks ole, aga kuna see on selline väga automaatne, eks ole, et me seda enam ei märka, kuidas meie keha on kohastunud või kohanenud, siis Hakoomi pöörab tähelepanu just mitteverbaalsele aspektile. Ehk et kui sina tuled Hakoomi teraapiasse, eks ole, siis võib-olla sa räägid midagi, aga Hakoomi terapeut ka võib-olla rohkem pöörab tähelepanu sellele, kuidas sa räägid, mis su keha teeb sellel ajal, mis tooniga sa räägid ja kutsub sind nagu märkama seda ja siis võib-olla tegema väikseid eksperimente selle materjaliga, mida me läbi keha märkame. Ja selle läbi võib-olla avastama mingit infot enda kohta, mis sageli on uudne, eks ju. Et me näiteks, et ma ei teadnud, et ma vaatan kogu aeg viltu ja see mõjutab minu kogemust või minu taju teisest inimesest või olukorrast. Ja ta kindlasti on, kui me natuke nagu eristame, eks, kuidas võib-olla erinevad teraapiad toimivad, kui me mõtleme näiteks kognitiivkäitumisteraapia peale, siis see on nagu ülevalt alla teraapia. Et me proovime muuta oma mõtlemist, muuta oma käitumist, eks ole, ja kogniteraapia on kindlasti alt üles teraapia. Ma nüüd tulen korra tagasi, et me proovime muuta mõtlemist ja käitumist ja saada uus kogemus, eks ju,
siis võib-olla selles alt üles teraapias on rohkem see, et ma saan mingi kogemuse ja selle läbi võib-olla minu mingid ideed nagu muutuvad või mingid uskumused, mis mul on iseenda või maailma kohta muutuvad. Või siis ka ma näen, kuidas ma toimin, eks ju, kuidas mul on organiseeritud kuidagi. Ja kui mul on see teadlikkus, siis ma saan, see nagu vabastab midagi, eks ole, et ma näen, et seal on mingi teine võimalus. Kui see on automaatne, siis ma seda, loomulikult ei näe seda võimalust. Ehk et see on ka hästi nagu teadvelolekul põhinev teraapia, et ta töötab hästi käesolevas hetkes, käesoleva kogemuse märkamisega, et see idee on selles, et sõltumata sellest, mis olukorras me oleme, me juba sellega, kuidas me oleme või kuidas me räägime või kuidas me istume või astume, me tegelikult kanname väga palju olulist informatsiooni. Et meil ei ole vaja tingimata seda lugu, eks ole, et keha räägib ise seda lugu. Aga kui tõenduspõhine on Hakomi teraapia? Hakomi teraapia ei ole klassikalises mõttes tõenduspõhine teraapia. Et ei ole tehtud efektiivsusuuringuid või randomiseeritud mingeid uuringuid ja eks seda on ka päris raske võib-olla oleks ka teha. Eks ju, et seal on ka selline metoodiline keerukus, et ta ei ole ikkagi manualiseeritud teraapia, eks ole, et ta on väga see, kui inimene tuleb seansile, siis see on väga individuaalne, mis seal juhtuma hakkab. Kas see tähendab, et ta ei ole nagu nii standardiseeritud või mis see tähendab? Seal on mingi struktuur, eks ju, aga seal ei ole väga selget seansi sellist eesmärki, mida me võib-olla hakates seame, eks ole, või terapeudil ei ole ka väga selget agendat, eks ole, ütleme, KKT terapeut ikkagi suhteliselt hästi teab, mis ta võib-olla seal seansil teeb, eks ole, et kuhu ta tahab jõuda. Ja siis Hakomi teraapia on rohkem võib-olla selline, kus terapeut on pigem järgneb kliendile, eks ole, ja tal ei olegi nii palju seda oma agendat, eks ole, et ta lihtsalt otsib mingeid kindlaid asju, eks ole, me nimetame neid indikaatoriteks. Indikaatorid on need asjad, mis ma ka mainisin, näiteks kuidas keegi vaatab või, eks ole, või räägib või istub ja siis me saame selle materjaliga nagu tööd teha ja jõuda võib-olla mingi teistsuguse kogemuseni ka selle sessiooni käigus, eks ole, et sellise puuduleva kogemuseni. Aga et see toimub nagu siin ja praegu, eks ole, selles suhte konteineris, kus me oleme kahekesi. Kas see tähendab seda, et see terapeutiline suhe on siin meetodis eriti oluline? Ja terapeutiline suhe on Hakomis väga oluline ja miks mulle see teraapiaga väga meeldib, on see, et ma ei ole kohanud üheski teises teraapias, mida ma olen õppinud, nii selget fookusterapeutide suhtel ja mitte ainult ka suhteoskuste võib-olla õpetamist või õppimist, eks ju, et kui ma mõtlen näiteks oma KKT õpingute peale või ka skeemiteraapia õpingute peale, et siis seal ikkagi on rohkem fookus on tehnikatel, eks ole, ja muidugi ka teoreetilisel teadmisel ja eeldus on kuidagi niimoodi, et see suhe on väga oluline, aga et me inimestena, küllap me siis oskame seda suhet luua või kui me oleme sõbralikud ja tähelepanelikud ja ehedad, eks ju, ja ka professionaalsed, eks ole, et siis see suhe nagu tekib. Et see on nagu iseenesestmõistetav ja küllap ta mingil määral ka on. Ja samal ajal Hakomis on niimoodi, et üks asi, mida Hakomi väljaõppes väga palju harjutatakse, on tegelikult see, kuidas me viime ennast teatud sellisesse kohalolu seisundisse, kus me tõesti nagu oleme võimelised teist inimest märkama ja kuulama, ilma et meie harjumused nagu segaks meid, eks ju, et kuna meil on inimestena väga palju harjumusi, näiteks meil on harjumus vahele segada, küsida ja ütleme, et kliinilisi psühholooge või KKT terapeut, eks ole, aga tegelikult ju koolitatakse küsima ja läbi viima intervjuud ja see mõnikord võib segada seda, et me tõesti nagu märkame, mis inimesega toimub, eks ole, et võib-olla see Hakomis on rohkem selline peenhäälestus, et me õpime
olema kohal, me õpime track ima seda, mis inimeses toimub hetkest hetke. Ja mulle tundub see suurepärane viis tegelikult õppida olema heas suhtes teise inimesega või siis kliendiga või patsiendiga. Et see on kindlasti üks asi, üks suur pluss, mis on näiteks hakoomiteraapias. Et sa oled kogenud, et see terapeutiline suhe läbi hakoomi vahendite on kuidagi nagu kvaliteetsem või on see nii, et sina terapeudina siis tajud, et sa saad siin kuidagi lähemale kui mõne teise meetodi abil? Ja teine asi, mida ma olen võib-olla tajunud, mis on hästi suur võib-olla siuke muutus olnud minu jaoks, on ka see, et kuidas me seda klienti nagu vaatame, eks ole, või mida me temas otsime. Et kui olles kliinilise psühholoogi taustaga, siis loomulikult mind on õpetatud ikkagi otsima häiret. Eks ju, et ma kuulan seda inimest, ma vaatan seda inimest ja ma mõtlen, et ahaa, et mul hakkavad mingid diagnostilised kategooriad peas jooksma või eks ju, et ma väga spetsiifiliselt eks ju, otsin, võib isegi öelda patoloogiat. Hakoomis me otsime rohkem seda, mis selles inimeses on, võime öelda, mis meid inspireerib näiteks või mis selles inimeses on tervet või mis on tema ressurss või mis temas on ilus või see on lõputu hulk asju, mida me võime märgata teises inimeses. Ja ma arvan, et selle inimese jaoks, kellega me koos oleme, see loob nagu teatud laadi suhet, eks ole, et ta võib-olla et ta tajub seda, eks ole, selle taga on ka siuke neurobioloogia, eks ole, et me teame seda, et meie närvisüsteemi seisundid resoneeruvad. Eks ole, et kui ma olen väga halvas tujus, siis see tõenäoliselt mõjutab sind ja kui ma vaatan siin nagu kingitust, eks ole, siis see tõenäoliselt ka mõjutab sind. Et see on võib-olla selle hakoomi meetodi ilu, jah, et see loob teatud suhte kvaliteeti. Selline inimlik või isiklik side ja ühendus terapeudiga on minu jaoks hästi oluline, sest ma olen hästi selgelt tunnetanud, et tervendav on teraapiasuhe ise ka, et mitte ainult meetod. Modern hypnotherapy oli sisult isegi päris hea, aga terapeut oli juba natuke liiga varakult hästi enesekindel selle osas, et mis mul nagu nii-öelda viga on ja see ei tekitanud kuidagi nagu head tunnet või et tal on nagu ette otsustatud, sest ma tundsin, et ma olen lihtsalt mingi diagnoos, mitte inimene oma looga. Mis ei aidanud, oli psühhanalüütiline, et ilmselt mulle tegelikult see terapeut minuga ei sobinud, et ma ei saanud tunda täist panust, kuna ma jätsin lihtsalt pooleli. Aga kui sa rakendad sellist teraapiameetodit, mille puhul nagu sa kirjeldad, et see ei ole nii nagu tulemuse keskne kui võib-olla mõni traditsioonilisem teraapiavorm, siis mille järgi sa oma töö tulemuslikkust mõõdad? Et kuidas sa näed, et sinu kliendil on sellest, mida te teraapiaruumis teete, tõesti kasu? Ma mõtlen, et tulemus on nii-öelda tulemus. Ja on võib-olla see, mis juhtub inimesega selle sessiooni käigus, eks ole, et võib-olla ta saab mingi avastuse või ta väga selgelt võib lahkuda sellelt seansilt tundega, et mingi uskumus on muutunud, sest ta on saanud sellise korrigeeriva kogemuse sellel seansil. Ja selles mõttes ma tahan võib-olla seda ka rõhutada, et kui me näiteks võrdleme hakoomit või KKT-d või skeemiteraapiat, eks ju, või üldse võib-olla erinevaid teraapiamodaalsusi, et ega need eesmärgid laias plaanis ei ole ju väga erinevad. Et eesmärk on ikkagi aidata inimesel avastada, millised ka KKT-d, millised on tema piiravad tuumuskumused, eks ole, kuidas ta saaks neid muuta, kuidas ta saaks seeläbi oma kogemust muuta. Võib-olla teekonnad on erinevad, aga nii-öelda, et see tulemus võib olla üsna sarnane selle seansi lõpuks, eks ole, et inimene lahkub suurema teadlikkusega või ta saab aru, et tema idee sellest, et ta pole piisav või et ta pole armastusväärne, mis on baastuumuskumused ka KKT-s, et see kuidagi, seal on midagi muutunud või ta näeb, et võib-olla see ei ole tõsi või võib-olla mingi muu võimalus. Et see kogemus on võib-olla väga erinev, kuidas see juhtub. Et hakoomis see võib-olla juhtub võib-olla
võib-olla ta on emotsionaalsem teraapia kui KKT. Kognitiivne käitumuslik teraapia oli minu jaoks aastat nagu halvim, et sai katsetatud mitme terapeudiga kokku mitu aastat ja ma arvan, et üks probleem on selles, et ma olen autist. KKT ongi selle grupi puhul vähem efektiivne ja teine probleem on KKT alustalad, et see teraapia põhineb ideel, et probleemid tulenevad sellest, kuidas me neist mõtleme. Seega saab väidetavalt probleeme leevendada oma mõtteid muutes nii, aga kui mul on kompleksne trauma, kuidas ma mõtteid muudan ilma tundeid alla surumata. Et iga KKT sessioon tekitas minust tunde, et kõik on minu kätes ja ma saan oma elu muuta, kui ma ainult antud juhisid järgin ja iga nädal siin ma tolle beeži diivani peale tundes ennast täielikult läbikukkumisena, sest ma olin teinud absoluutselt kõik, mis terapeut soovitas ja see ei aidanud. No ma küsin korra väga otse ja enda pealt, sest ma olen ka elu jooksul käinud üsna paljudes erinevates teraapiates, psühhanalüütiline, psühhodonaamiline teraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia ja nii edasi, on ka palju alternatiivsemaid kogemusi. Ja ka podcasti tehes ma näen, et meil räägitakse kogu aeg KKT mõõdetavusest, et kognitiivkäitumuslik teraapia on kõige selgemini mõõdetav ja seega on selle juures kõige lihtsam läbi viia uuringuid, see tähendab, et tõljendatakse justkui oleks tegemist kõige efektiivsema teraapiameetodiga. Ja samas nendivad kõik spetsialistid, et tõepoolest iga asja puhul see ei toimi ja see on nüüd väga subjektiivne kogemus, aga ma pean ütlema, et mina küll ei tea, et keegi oleks minuga kunagi KKT-s kuidagi väga otseselt tulemuslikkust mõõtnud või vähemasti see ei ole kunagi olnud osaks minu ja psühholoogi nagu dialoogist. Ma saan aru, et me oleme mingi kindla raja peal, ma näen, et psühholoogil on mingi kindel jada, ta alustab seanssi, et näe, eelmine kord olime siin, kuidas nüüd sellega on, aga seda, et me lepiksime kokku mingi väga selge tegevusplaani, et me istume maha, ütleme, et näed, et just sellise seansside hulgaga me püüame jõuda punkti A, B või C, ma ei ole kogenud. Ja mul on hakanud tekkima küsimus, et kas see on üldse nagu psühholoogias või psühhoteraapias võimalik. See veidi haakub ka selle riikliku rahastusmudeliga, mis lähtub justkui sellest, et psühholoog peaks nüüd a la 6 seansiga saavutama patsiendiga mingi X tulemuse. Ja see tõstatabki minust küsimuse, et meetodist olenevata, aga see, et mis tulemuseni on konkreetsel terapeudil võimalik konkreetse kliendiga jõuda, et kas seal üldse saab olla mingit väga kindlat kriteeriumi, kui me räägime eri meetodite efektiivsusest? Ja ma saan aru sellest, et loomulikult teha, et inimene on ikkagi ju inimene. ja kui mõtleme tõenduspõhisuse peale, siis me mõtleme eelkõige, mina mõtlen nagu selles võtmes, et on tehtud uuringuid, eks ju, ja uuringutel loomulikult hoitakse tavaliselt võetakse üks häire, millega tegeletakse, eks ju, tavaliselt, mitte tavaliselt, aga võib-olla, et reaalselt on inimestel mitu häiret, eks ju, teeb juba asja nagu selles päris elus nagu keerulisemaks, eks ole, et millise häirega me nüüd lähme või teaduse mõttes saab KKT-d nagu mõõta. Et kui võetakse see manuaal ette, tehakse täpselt protokolli järgi ja seal mõõdetakse, eks ole, inimene täidab küsimustikke pärast seanssi, pärast teraapiat, mingi aja möödudes, eks ole, me saame mingid tulemused ja me võime näidata, et efekt püsib näiteks või sümptomid vähenesid. Ja tõenäoliselt mingis vormis saaks seda teha ka teiste teraapiatega, mis ei ole, me saaksime, eks ole, anda inimesele küsimustikke ja lasta tal hinnata, eks ole, oma enesetunnet ja ka sümptomeid. Miks mitte ja üks võimalus on ka teha ju ka sellist teistsugust teadust, teha kvalitatiivsemat teadust, teha põhjalikke juhtumi analüüse, teha kvalitatiivseid intervjuusid, lasta inimestel oma kogemusest rääkida, eks ole, analüüsida seda, võime seal ka nagu mingis mõttes võib-olla saada aru mingites mehhanismides, kuidas see muutus toimib, aga selliseid uuringuid tehakse maailmas väga palju. Aga ütleme jah, sellised valitsevad institutsioonid ikkagi ju eelistavad sellist väga kvantifitseeritud, väga, eks ju, selgeid mudeleid ja selles on ka asi, miks neid uuringuid nii palju tehta, eks ole, või miks võib-olla miks mõned teraapiad võib-olla teeksid seda, aga võib-olla ei ole sellist rahastust taga, eks ole, ja see on selline aeganõudev töö ja nõuab palju pühendumist. Arusaadav.
aga lähme selle tõenduspõhisuse teemaga sügavamale, et sinu jaoks, kui sa tuled sellisest klassikalisest akadeemilisest psühholoogia väljaõppest, sa oled kliinilise psühholoogi taustaga, sa ütlesid ennist, et sa oled otsiva loomuga. Ja mulle meeldib mõelda, et iga hea spetsialist ka vaimse tervise vallas ongi uudishimulik ja et see erialane kasv nagu jätkab kogu aeg ja võib inimest viia erinevates suundades, aga kuivõrd oled sa tajunud kolleegide poolt mingeid hinnanguid või sellist hinnangulisust nende otsingute juures, mis on sind viinud ka nii-öelda koolimeditsiinist väljapoole? Olen kogenud küll hinnanguid just seoses sellega, et ma tegelen hakoomiga. Ja mul on natuke selline tunne ka, et selle mõnikord jääb nagu arusaamatuks, mis selle taga on, sest ma tahan nagu ka rõhutada seda, et kui me räägime hakoomist või me räägime hakoomiga väga lähedalt külgnevatest teraapiatest, seesama sensorimotoorne teraapia või siis on somatic experiencing, ma ei tea, kuidas seda täpselt eesti keele tõlkida, mille taga on Peter Levine, kuulus traumaekspert, siis need teraapiad ei ole tõenduspõhised, aga on teaduspõhised teraapiad. Selles mõttes, et nad baseeruvad ikkagi mingitel teaduslikel teooriatel või teaduslikul teadmisel, eks ole. Olgu selleks kiindumusteooria või arengupsühholoogia või lihtsalt suhete neuropsühholoogia, eks ole, mille kohta neuroteadlased teavad väga palju nüüdseks või see, kuidas närvisüsteem toimib, eks ole, et nad ei ole selles mõttes sellised esoteerilised teraapiad, kus me tõesti, ma ei tea, kristalliteraapia ja ma ei taha selle kohta ka midagi öelda, ma ei tea. Aga nad on väga teaduspõhised ja mul on tunne, et mõnikord mõned inimesed, kes on nagu selles tõenduspõhisuse leeris hästi tugevalt, kipuvad panema kõik alternatiivsed lähenemised natuke nagu ühte patta. Ja ma ei tea, miks täpselt, aga mulle tundub ka, et ega see idee vaimse tervise valdkonnale väga, see ei ole kasulik. Sest kasulikum oleks ikkagi avatus, kus me ideaalis, eks ole, miks mitte ka KT-terapeut ja kehaterapeut võiksid ideaalis väga hästi koos töötada. Teades oma piire, teades üksteise võimalusi, üksteisele suunata, töötada paralleelselt, mis iganes, et see on ka ju võimalus. Sa tood välja ühe väga olulise asja, et teaduspõhisus ja tõenduspõhisus ei ole tegelikult nagu sünonüümid. Et tõenduspõhisusest oli meil täpsemalt juttu eelmises episoodis, nii et kes soovib selle teemaga sügavamale minna, kuulake kindlasti, mis mõttes saate 42. episoodi Ken Konstaabliga, kus me just sellest terminoloogiast sügavamalt rääkisime, aga kui me paar aastat tagasi oma saatega alustasime, oli meil üheks külaliseks ka Kariina Laas, kellega puudutasime sama teemat. Ja sellest vestlusest jäi mul endale kõige teravamalt kõlama võib-olla see, et alati ei olegi küsimus täpselt või ainult meetodis, vaid et sama oluline kui meetod on tegelikult ka inimene, kes seda rakendab. Ja tänasel päeval, kui sina ise kasutad ka alternatiivsemaid teraapiavorme, et kui tähtsaks sa pead seda, et sul on sealjuures kliinilise psühholoogi ja psühholoog-nõustaja taust, just selles osas, et teada, millal mis meetod on asjakohane, tunda eri meetodite piire, et kui tähtis see sul on? Sellega on nii ja naa. Et ma arvan, et see tuleb mulle võib-olla paljudes olukordades loomulikult kasuks. Mingis olukorras suudan hinnata, mis võiks inimese vajadus olla. Mingitel juhtudel loomulikult ma ka kasutan neid meetodeid, mis ma olen omandanud, eks ole, et KKT meetodeid või kliinilise psühholoogi teadmist, et see teenib mind ja seda klienti tegelikult. Et see ikkagi aitab mul asju võib-olla laiemalt näha mingis olukorras. Teiselt poolt kindlasti see ka on mulle olnud takistuseks näiteks hakoomiteraapia õppimisel, kuna ma näen, et mul on väga palju harjumusi, mida on väga raske muuta. Et küsida inimese käest küsimusi ja laskuda mingisse arutellu ja vestlusesse ja eks ju, mida me sellise rohkem kogemusliku kehapõhise teraapia puhul tegelikult üritame vältida, eks ole, et me ikkagi üritame luua sellise õhkkonna, kus inimene saab midagi uut kogeda, mitte lihtsalt sellest rääkida või arutleda, eks ole. Et sellega on nagu kahetine, kahetised tunded mul. Okei. Aga
üks põhilisi etteheiteid, mida tehakse alternatiivsetele terapeutidele, kellest enamikul kindlasti ei ole psühholoogias magistrikraadi, on just see, et võib-olla ei osata ära tunda just seda häire poolt või et kui klient vajaks tegelikult hoopis mingit teistsugust sekkumist või kliinilisemat lähenemist. Et kuidas sina sellele vaatad, kas iga inimene, kes alternatiivsema teraapia suunaga tegeleb, kas tal peab olema võime ära tunda, kui ta klient vajaks tegelikult mingit hoopis teistsugust abi? No muidugi ideaalis muidugi. Siis ma arvan, et eetiline praktika on ka selline, kus me tajume oma piire ja võib-olla tajume, et mida see meie metoodika või lähenemine saab pakkuda ja suunata edasi, kui me näeme, et see ei ole selle inimese jaoks see. Et ideaalis muidugi see võiks olla. Kui ma mõtlen, et kuidas seda praktiliselt korraldada, et me ei saa võib-olla nõuda kõikidelt terapeutidelt, eks ole, ma ei tea, kliinilise psühholoogia ainete läbimist, mis iseenesest ka jälle võib-olla on mingi niisugune standard, eks ole, et ei ole tingimata ainult see üks võimalus, kuidas inimene võiks tajuda oma piire, eks ole. Et kui ma mõtlen inimeste peale, kellega ma näiteks olen selles Hakomi kogukonnas kokku puutunud, siis seal on inimesed, kes väga hästi näiteks oskavad töötada traumaga, eks ole, sellepärast, et kui need kehapõhised lähenemised väga hästi teavad seda, kuidas närvisüsteem toimib, eks ole, ja me suudame väga hästi trackida näiteks seda, mis inimesega ka seansil juhtub. Me märkame, kui ta dissotseerub ja kui tema närvisüsteem aktiveerub väga tugevasti. Ja me märkame seda võib-olla mitte lihtsalt küsitledes, et me lihtsalt tajume seda, eks ole. Siis mingis mõttes võib-olla seal on inimesi, kes oskavad isegi paremini traumaga töötada kui mõni kliiniline psühholoog, eks ole. Sest see on ikkagi väga spetsiifiline, sul on vaja selleks teatud väljaõpet. Et sa mõtledki inimesi, kes on keskendunud näiteks ühele konkreetsele suunale, et näiteks traumaga tegelevad praktikad, ja et nende väljaõppes selles ühes teemas on siis nii palju sügavam, et ei ole seda psühholoogi laia põhja, aga on väga põhjalik teadmine just näiteks konkreetselt erinevatest traumateraapiatest ja erinevatest traumakäsitlustest. Ja näiteks sensorimotoorne ja seesama somaatiline kogemine, eks ole, need on traumateraapiat tegelikult. Et selleks, et eks ole, seda võib-olla inimest aidata, me ei pea tingimata teadma, et tal on PTSD või tal on traumajärgne stressihäire või tal on komplekstrauma, aga ma arvan, et need inimesed teavad seda nagunii, eks ole, et see diagnostiline maailm ei ole ju, see on kõigile kättesaadav, kui see on nii levinud, et me teame neid kategooriaid, aga kategooriate teadmine iseenesest ei tähenda, et me oskame inimest aidata. Võib-olla see ei ole nii mustvalge, et kui sul on kliinilise psühholoogi väljaõpe, et siis sa oled ettevalmistatud töötama kõikide häiretega või et see ei ole tõsi. Kui mõelda, et mis ei aidanud, siis ma pean ütlema, pereteraapia kahjustas isegi. Et hiljem pidi pereteraapias toimunud EMDR-iga kornastama. Ja ehkki pereterapeudil oli psühholoogiharidus, siis traumatöö teadlikkus ja selline reaktsioonidega töötamine tõesti ei tulnud tal välja. Mis minu jaoks ei toiminud, koputamine ja siis metameditsiin on jäänud hästi pinnapealseks minu jaoks. Et Sotsiaalkindlustusameti kaudu olen saanud kogeda ühe psühholoogi juures käimist. Minu rehabilitatsiooni nädalal pakuti teenust 3 korda, null abi, ma ei tea, ma vähemalt eeldaks, et psühholoog veab vestlust meie kohtumisel, et ta midagi küsiks, et seaksime eesmärgi mingi teemaga tegelemiseks või midagi ja ma ei tea, ma eeldaks, et minu kohtumise ajal psühholoog telefonis ei scrolli või arvutis ei piilu, on ju. Mulle endale tundub, et põhiline ohukoht on selles, et kui terapeut ei ole kutsega, siis miski ei kontrolli, ei ole mingit ettekirjutatud eetikakoodeksit ja nii edasi. Et vaata, me elame Eestis veel teatud vaimse tervise abi piirangutega. Ei ole veel harjumuseks saanud see, et ka vaimse tervise probleemiga tuleks perearstist alustada, kes siis
justkui peaks oskuslikult õige spetsialisti juurde suunama või isegi kui see juhtub, siis seda aega võib tulla väga pikalt oodata, et tõenduspõhine abi ei ole täna kõigile kättesaadav. Ja see tähendab seda, et erinevate alternatiivsemate ja ka esoteeriliste terapeutide juurde jõuavad ka inimesed, kellel tegelikult võib olla väga tõsine tervisemure. Ja ma ütlen disclaimerina ära, et ma olen täiesti veendunud, et 99% neist alternatiivsematest terapeutidest teevad oma tööd parimas tahtmises, täies tahtmises inimesi aidata ja igasuguses teraapias võib kahtlemata käia, et mitte kunagi ei tea, mis parasjagu annab mingi sellise killukese või parandab enesetunnet kas või korraks või töötab sellise nagu enesearengu meetodina. Jumala eest võib ka tarokaarte panna kui jube hea mõtlemise tööriist. Aga et kui sellise esoteerilisema terapeudi juurde satub inimene, kellel on päriselt probleem ja see terapeut ei oska seda ära tunda, siis me võime teha vabastavat hingamist ükskõik kui palju, aga kui mul on bipolaarne häire, siis mul on bipolaarne häire ja ma ei hinga ennast sellest vabaks, eks ole. Ja kui mulle sinna juurde veel öelda, et ma olen selles veel ise süüdi, et mul halb olla on, sest võib-olla, ma ei tea, mu vanaema karma on see, mis mu enesetundeni kehvaks teeb, et siis see tegelikult kõik võib inimest kahjustada. Ja kui terapeudil puudub see oskus ära tunda, et tema klient peaks tegelikult pöörduma hoopis mujale, vaid ta lihtsalt rakendab tuimalt seda üht meetodit, millest tal väljaõpe on, siis seal on väga suur oht teha kahju. Ja mu küsimus ongi see, et kuidas sina seda kõrvalt vaatad, et kas see on iga terapeudi vastutus oma kliente ka nagu mitte teenindada? Või on see okei, et terapeut vaatabki ennast lihtsalt kui ettevõtjat, et klient just ja vabast tahtest tuleb, las käib, iga kord maksab x 10 või 100 eurot ja tulgu muudkui tagasi, mudime, hingame. Aga inimese elukvaliteet tegelikult ei parane, vaid ta võib tegelikult hoopis kahju saada. No kui inimene ikkagi läheb hingamisterapeudi juurde sellise teemaga, et mul on bipolaarne häire ja ei tea, point ongi selles, inimesed ise väga tihti ei tea. Inimene tuleb, ütleb, mul on halb olla. No keeruline küsimus. Ma lihtsalt tahan nagu öelda, võib-olla üks asjaolu, mis on nagu oluline, on see, et me ei saa ära unustada inimese enda autonoomiat kogu selle asja juures. Et kui me ainult paneme vastutuse nendele terapeutidele, siis me nagu unustame ära selle, et inimene, tal on õigus minna, kelle juurde tema tahab minna, eks ole, tal on õigus saada see kogemus, liikuda sealt edasi, kui see ei ole see, mis ta otsib, et see on nagu ka eluline, eks ole, et me ei saa kogu seda valdkonda sellisel määral kontrollida, et see lihtsalt ei ole võimalik. Et inimesed teevad oma valikuid ja meil ei ole võimalik neid alati suunata. Muidugi jah, et ütleme see hingamisterapeut, nagu sa selle näite tõid, eks ole, et jälle ma ei tea nende väljaõppest suurt midagi, kas sinna alla võiks kuuluda see, et millisele kliendile meie sekkumine nagu on parim võib-olla või kelle puhul see võiks töötada või kelle puhul see kindlasti ei toimi või teeb asja mõnikord hullemaks. Ja võib-olla siis inimese käest seda kuidagi uurida võib-olla tema tausta ja millist abi ta veel on otsinud või kui meil tekib kahtlane tunne, et siin toimub midagi, millest ma ei saa aru. Mulle tundub, et see ikkagi on hästi palju seotud selle terapeudi tundlikkusega ja oma piiride tajumisega. Et kui ma näen, et ma ei tea, me kohtume 2-3 korda ja sa oled väga düsreguleeritud ja see, mis me teeme, veel rohkem düsreguleerib sind, eks ju, siis ma võiksin ju terapeudina ikkagi kuidagi selle tagasiside võtta. See, mis siin toimub või mida mina teen, eks ole, et võib-olla see ei ole sulle praegu parim lähenemine. Aga see on nagu väga siuke inimese isiklike piiride tajumine või isiklik eetika või et kergem on ikkagi nendel terapeutidel, kes kuuluvad mingisse organisatsiooni, eks ole, et nad on ikkagi saanud põhjaliku väljaõppe, seal on mingid juhised, ikkagi on mingi teadmine, kellele meie meetod on mõeldud. Tavaliselt igal teraapiaühingul on oma eetikakoodeks. Võib-olla on mingid omad grupikesed või eetikakomitee, eks ole, et see nagu võib-olla võiks kõige rohkem kliendi jaoks luua kindlust, et ikkagi, et inimesel on mingi taust, mis on selge
või kui ta küsib terapeudi käest, et mida sa oled õppinud või eks ju, et terapeut oskab selle vastata, eks ju, või ta ütleb, ma tegin ise selle teraapia et noh, et see võib-olla noh, annab nagu kliendile turvalisust, aga see on nagu seotud ka kliendi autonoomiaga, et noh, et klient saab ka noh, küsida, eks ole, või seista enda eest. See oli minu jaoks väga huvitav, kuidas sa selle sõnastasid, et täitsa isiklikult see lõi minu jaoks väga kuidagi uue või huvitava perspektiivi, sest vaata, ma olen ise olnud süsteemis piisavalt pikalt ja hästi hilja jõudnud mingite vastusteni ja noh, et ma olengi harjunud ka podcasti kontekstis kogu aeg mõtlema, et meil on vaimse tervise kriis, abi kättesaadavus on madal, et kogu aeg on fookus sellele, et kuidas süsteemi parandada, aga sinu vastus tõi minu jaoks väga huvitava nagu küsimuse, et mis hetkel ma ise hakkan ka vaimse tervise süsteemile lähenema natuke, noh, nagu selline liigne heaolu ühiskonna mõtteviisiga, et meil kõigil on õigus saada mingit teenust ja see teenus peab olema kvaliteetne ja kontrollitud, et kust maalt me hakkame inimesi nagu liiga hullult nende endi eest kaitsma. Ja et võib-olla ei saagi ja ei peagi ära kaotama seda elementi, sest meil ongi ju endal ka vastutus. No, et ma arvan, et seda elementi, noh, meil ei ole võimalik põhimõtteliselt sellist kontrolli omada selle üle, mis toimus ühiskonnas, eks ole, tegelikult või... Ei ole vajagi tegelikult või noh, et me ei saa kogu maailma lihtsalt ära reguleerida ja eeldada, et siis on kõik korras, on ju. Jah, no paljud inimesed tahaks seda teha loomulikult, et siis oleks hea turvaline. aga see ei ole võimalik. Süsteemne pereteraapia on toonud enim kasu ja pikaajalisi muutusi. 2 erinevat terapeuti on olnud ja noh, nendega oleme erinevat sorti muutusteni jõudnud, nad on väga häid küsimusi esitanud, vajadusel pannud mind faktid ette, et nad on olnud minuga väga ausad, suunanud mind vastutust võtma ja näidanud mulle minu enda osa asjades. Ma alati sisenen teraapiasse sellise otsusega, et mina vastutan oma arengu, oma tervise ja heaolu eest. See tähendab, et mina vastutan ka nende mõtete, tunnete, käitumise eest. See tähendab, et ma vastutan oma valikute ja nende tagajärgede eest. Et ma ei ole kunagi oodanud, et keegi teine minu probleemid ära lahendaks või maagiliselt nagu kustutaks mu psüühilise valu. Ma näen terapeuti rohkem nagu suunanäitajana, nagu juhendajana, kes on minust sel hetkel lihtsalt veidi targem ja teadlikum, et minu jaoks terapeut ei ole kindlasti nagu ainsa tõe valdaja, vaid pigem selline heasoovlik kaasteelne partner. Ma olen aru saanud, et see abi saamine, et mis meetod aitab, on hästi suuresti seotud sellega, et kui avatud sa oled valmis abi vastu võtma, et ma olen olnud avatud abi saama ja olen seda saanud ka, et nii kliiniliselt psühholoogilt, aga noh, viimase üllatajana on olnud tegelikult meditatsioonitreening. Noh, mulle nagu tundub eriti noh, töötades eras, eks ju, või hoopis teise kontingendiga, kui ma töötasin haiglas, et siis inimesed on ikkagi väga-väga palju teadlikumad, on väga palju näiteks inimesed ise suunavad ennast keemiteraapiasse näiteks, just sain kirja, et keegi tahab koomiteraapisse tulla. Paljudel inimestel on see ressurss, et nad uurivad, nad loevad, nad ka kuulavad podcast'e, eks ole, nad teavad ja nad noh, üsna täpselt nagu aimavad, mis nad tahavad. Ja väga paljud inimesed on ka see, et kui neil ei sobi, siis nad lähevad ära, nad lähevad mujale, valivad ümber. Et ma arvan, et see on ka mingi tendents, eks ole, mis toimub. Või on see lihtsalt maksejõuline klient, kellel, nagu sa ütled, ongi ressurssi nii finantsilist kui energiat, on ju? Absoluutselt. Ja noh, küsimusi ongi selles, et kuidas me kaitseme neid inimesi, kellel seda ressurssi ei ole. Et nagu sa isegi mainid, et need on tegelikult erinevad kontingendid, kellega sa puutud kokku haiglas ja kes jõuavad eravastuvõtule. No ma arvan jah, et need väga raskete psüühikahäiretega inimesed, ilmselt tõesti neil aga seda ressurssi, rahalist ressurssi näiteks, et proovida ühte teraapiat ja teist teraapiat ja leida enda jaoks õiget lähenemist, et nemad lähevad ikkagi seda rada, mis on võimalik ja kättesaadav ja mille eest riik maksab, eks ole. Aga ma tahan nagu öelda seda, et see tingimata ka ei taga seda, et inimene saab adekvaatset abi. Inimene võib sattuda küll kliinilise psühholoogi juurde, aga võib-olla see suhe ei toimi või võib-olla kliiniline psühholoog ei ole saanud teraapia väljaõpet näiteks, sest kliinilise psühholoogina saab töötada ilma teraapia väljaõpeta. Võib-olla see suhe ei kujune heaks, eks ole, ja nii edasi, et see jah ei garanteeri, et see läheb täpselt nii nagu vaja. Oled sa näinud oma praktikas
palju seda, et inimene justkui teeb enda poolt kõik sammud õigesti, otsib abi, aga seda abi kuidagi ei tule nii, nagu tarvis on. Noh, me võime üldse esitada väga laia küsimuse, et kas kõiki inimesi on võimalik aidata. Et kuidagi me elame hästi sellises terapeutiseerunud maailmas, kus teraapiatel on väga kõrged ootused ja meil on kuidagi selline ettekujutus, et kõik saavad terveneda aga me teame ka seda, et on kroonilisi psüühikahäireid, me saame neid natuke toetada, et nad saavad elus natuke paremini hakkama, aga et võib-olla see ei ole nagu välja ravitav, eks ole, see psüühikahäire. Kas ma oletan õigesti, et just näiteks krooniliste häirete puhul võikski olla kõige enam abi just erinevate teraapiate kombineerimisest, et näiteks kui me suuresti räägimegi just sümptomite leevendamisest? Ja, et mis on kombineeritud lähenemine on ka küsimus, et kui me väga palju kombineerime, siis me võime inimesega väga segadusse ajada, et ühel seansil teeme ühte ja teisel seansil teist ja mingis mõttes mingi selline metoodiline raamistik on tegelikult inimesele nagu kuidagi turvaline ja mitte segadust tekitav, eks näiteks mõnikord kliendid käivad korraga mitme terapeudi juures ja see võib olla väga segadust tekitav, eks ole, et üks läheneb ühtmoodi ja teine läheb teistmoodi ja siis lõpuks ma ei saa aru, eks ole, et mis see minu jaoks nagu töötab või õige on. Et selles mõttes ma ilmselt ise ka muidugi integreerin ja kombineerin mingites piirides, aga võib-olla seda on ka oluline öelda, et see ei pruugi ka alati nii kasulik olla. Aga jaa, et kui ma arvan küll jah, et kui me ka näiteks mõtleme, paneme raskete psüühikahäirete alla isiksuse häired, siis isiksuse häirete puhul on kasu rohkem niisugusest väga sügavast tööst, eks ole, mida võib-olla pakub skeemiteraapia ja võib-olla ka koomiteraapia, sest ta on väga nagu inglise keeles on niisugune sõna nagu relational, eks ju, mida ma ei ole suutnud eesti keelde leida nagu õiget vastet. Kus kõik lähenemised, kus see suhe on ikkagi nagu väga olulisel kohal, terapeutiline suhe, sest kõige raskem psüühikahäired tekivad ikkagi suhtetraumade tagajärjel ja see paranemine saab ka toimuda ainult suhetes. No me rääkisime sellest terapeutilise suhte olulisusest ka enne, aga ma kasutan võimalust tuua meid sellesama mõtte kaudu korraks kliendi enda vastutuse juurde tagasi, sest väga loogiline on see, et kui inimene otsib abi, sest tunneb end kogu aeg kehvasti, siis eelistatakse seda teraapia vormi, kus ma tunnen ennast paremini. Ja selle juures see suhe terapeudiga on väga oluline komponent ja nagu sa ütled, inimene võib käia mitme erineva terapeudi juures, aga kas sinul on olnud mõni selline juhtum ka, kus sa ise ütled inimesele, et tead, ma arvan, et ära minu juurde enam tule, sest võib-olla tema tahaks käia sinu juures, ta tunneb ennast siin nagu mugavalt, tal on sinuga usalduslik suhe, aga sina näed, et ta vajab hoopis teistsugust abi. Ma arvan, et ma olen võib-olla inimesele öelnud, et ei ole mõtet käia 2 terapeudi juures samal ajal. Ja siis on nagu ikkagi inimese valik, et kas ta jätkab minuga või ta jätkab selle teise terapeudiga, et ma arvan, et ma kunagi ei ole niimoodi öelnud, et vali nüüd see teine või sa pead siin käima, eks ole, et ma arvan, et seda päriselt ei saa öelda. Ma võin küll öelda, et mulle näib, et võib-olla see teine lähenemine praegu töötab paremini. Väga sage on ju see, et kui inimene käib individuaalteraapias, siis ja mina näen, et need teemad, mis ta toob, on rohkem võib-olla perega seotud või suhtega seotud, et siis ma ikkagi ju suunan kas paariteraapiasse või pereteraapiasse, sest mulle tundub et see on efektiivsem, kui nad lähevad kahekesi või kui nad lähevad perega, eks ole. Et selliseid asju kindlasti. Terapeudina loomulikult mõne kliendiga ma olen jõudnud kohta, kus ma võib-olla ütlen, et mulle tundub, et mul ei ole sulle praegu rohkem midagi pakkuda või et võib-olla me oleme jõudnud nagu selle teekonna lõppu praegu või et see nagu andnud kõik, mis ma olen saanud anda ja võib-olla, et siit edasi oleks siis vaja anda natuke aega, vaadata, kuidas see õpitu või omandatu või kogetu nagu toimib või proovida midagi muud. Kas sa sel juhul suunad inimese kuhugi edasi või annad talle mingi niidi otsa, et kuidas ta võiks jätkata? Ütleme niimoodi, kui mul on selge tunnetus selle suhtes, siis küll, aga mul ei pruugi alati olla väga selget sellist
taju, et või tunnetust ja teadmist, et noh, et sellest või teisest võiks talle nüüd kasu olla. aga et päris sellist juhtumit sinu praktikas olnud ei ole, et tulebki sinu juurde inimene, kellel on mingi diagnoosimata psüühikahäire ja sina oma tausta tõttu näed kohe ära, et siin võiks olla tegelikult tarvis näiteks ka ravimite tuge või hoopis mingit teistsugust sekkumist, aga et ta ise ei tea seda. Jaa, et minu juurde on sattunud inimesi, kellel on psüühikahäire ja ta ei ole varem käinud võib-olla psühhiaatril või kliinilise psühholoogi juures ja ma olen näinud vajadust suunata psühhiaatrile või suunata võib-olla uuringule, näiteks teha kindlaks, kas on autismispektri häire või on ADHD, eks ole, et loomulikult seda tuleb ette. Võib-olla mitte massiliselt, aga seda aeg-ajalt ikkagi juhtub. Või on väga raske depressioon, kus ikkagi ma näen, et juba ravimid oleksid väga toetavad. No kuna aeg surub meid armutult tagant nagu alati, siis peame vaikselt hakkama selle vestluse otsi kokku tõmbama, aga enne kui me seda teeme, tahan sinult küsida veel mõned sellised natukene kompaktsemas vormis küsimused, mis haakuvad meie vestluse peateemaga, sest tänane intervjuu Signe sinuga on osa meie sellisest intervjuudest sarjast, kus me räägimegi sellest, et kuidas alternatiivsed ja tõenduspõhised teraapiameetodid omavahel suhestuvad. Ja küsingi Signe sinult, kes sa psühholoogia terapeudina laveerid nii selle akadeemilise tõenduspõhise maailma kui natuke alternatiivsemate praktikate vahel, et millist suhet sina nende kahe koolkonna või lähenemise juures näha tahaksid? Kui ma lihtsalt unistan või niimoodi mõtlen, et kuidas ideaalses maailmas võiks olla, eks ju, siis võiks olla niimoodi, et ka sellised paljulubavad teaduspõhised teraapiad, nende vastu võiks olla rohkem võib-olla avatust ja ma arvan, et teatud võib-olla kohtades ka on, et see ikkagi oleneb ka väga palju inimestest, isegi psühhiaatriakliiniku juhataja isiklikult võib otsustada, et ta võtab mõne kehaterapeudi näiteks tööle, eks ju. et sellist asju juhtub. Et selles ideaalses maailmas võiks ikkagi olla mingi selline koostöö ja et tõendid oleks, et neid tõendeid, seda tõendust võiks nagu laiemalt mõtestada. Et näiteks, et kui inimene käib sellises alternatiivses teraapias ja teda saab kuidagi monitoorida ja jälgida ja tema käest küsida, eks ju, ja me näeme, et sellest on talle väga palju abi näiteks, et ta õpib ennast paremini reguleerima või oma sümptomitega paremini toime tulema, et see võiks ka nagu olla tõendus. Arusaadav. Aga kuidas teha vahet ikkagi sellisel uudsel, aga paljutõotaval teraapial ja sellisel lähenemisel, mis võib olla ikkagi ebapädev või kahjulik? No jälle ma ikkagi rõhutan seda teaduspõhisust, eks ju, et ta peab baseeruma mingil teaduslikul arusaamisel või teadmisel. Et ta ei ole nagu õhust võetud või et see on nagu esimene asi, eks ju, et ta viitab millelegi, eks ole, et ta viitab sellele, mida me juba teame aastatepikkuse uurimise järel, et ta rakendab mingit teaduslikku teadmist. Et see on võib-olla kõige olulisem. Ja ma arvan, et orgaaniliselt see ju niimoodi ka kuidagi toimub, et kas on mõnikord on nagu üks inimene, kes lähenemise algatab, eks ole, aga et sinna tekib ju juurde terve seltskond, kes siis hakkavad seda rakendama ja nad tegelikult ju saavad teadmist ja kogemust sellest ja võib-olla täiustavad oma meetodit ja nii edasi, eks ole, et kõik ju meetodid niimoodi meie teadusesse nagu tulevad mingil hetkel. Ja kõige viimasena küsin ma sult seda, et kas on mingid sellised psüühikahäired, mille puhul sina ütled oma väljaõppe ja oma kogemuse pealt, et peaks olema ainult rangelt tõenduspõhine raviteekond? Ma mõtlen niimoodi, et on psüühikahäired, mille puhul on vaja meeskonda, eks ole, mingit sellist struktureeritud keskkonda, olgu see haiglakeskkond, eks ole, kus kasutatakse tõenduspõhiseid meetodeid. Kui inimene on psühhootiline näiteks, kui inimene on suitsidaalne või väga ennastkahjustav või väga ebastabiilne, kui väga ennastkahjustava käitumisega, eks ole, väga raskete söömishäirete puhul. Neid häireid on väga palju, kus abi peab olema väga mitmekülgne.
ja loomulikult mitmekülgne abi on tõenduspõhine, eks ole, et ka selles mõttes, et ka meeskondlik abi on tõenduspõhine, et me tegelikult näeme, et nendel inimestel on vaja, eks ole, neil on vaja psühhiaatrit ja neil on vaja psühholoogi, eks ole, ja neil on vaja võib-olla ma ei tea, toitumisnõustajat ja võib-olla neil on füsioterapeuti ja neil on vaja õde, eks ole, kes nendega igapäevaselt vestleb ja nii edasi, et me loome neile ikkagi turvalise keskkonna, et loomulikult, et see käiks ühele terapeudile, kes töötab näiteks erapraksises täiesti üle jõu. Ta ei suuda selle inimesele tagada turvalisust tegelikult. Ja meie vestluse lõpetuseks küsin, kas on midagi, mida mina võib-olla ei taibanud küsida või välja tuua, aga millele sa ise tahaksid sellele teemale mõeldes meie kuulajate tähelepanu juhtida? Ma tahaks kokkuvõttes öelda seda, et kui me mõtleme kogu selle vaimse tervise või teraapia maailma peale, et see on ju ka väga viimase aja asi tegelikult. Freud alustas seal kuskil 1890, eks ole. Ja ütleme, selline teraapiate plahvatus, eks ole, on tekkinud siin mingi viimase 50 aasta jooksul. Et selles võib-olla selles maastikus on väga, tegelikult ongi keeruline orienteeruda. Ja mingid sellised piirid ja arusaamad ja standardid on väga, väga olulised. Ma pean seda väga tähtsaks. Ja teistpidi, kui toimub mingi polariseerumine, et kui me läheme sinna väga sellesse serva, kus me ütleme, et ainult need lähenemised, eks ole, kus on tugevad kliinilised uuringud taga, eks ole, et ainult neid me võime usaldada, siis me tegelikult jälle kaotame, eks ole, sellepärast, et ka nendest alternatiivsetest lähenemistest seal on nii palju väärtuslikku, nii palju ka täiendavat ja tasakaalustavat, et mina hästi loodan, et see polariseerumine väheneb või et see vastandumine tegelikult ei ole kasulik üldse sellele valdkonnale. Ja loomulikult, et seal on võib-olla mingi selline hirm kahjustada, eks ju, aga see kahjustamise võimalus on alati tegelikult, eks ju, et iseenesest meetod ei taga seda, et me ei kahjusta inimest või see tõenduspõhisus ei taga seda, et inimene ei saa halba kogemust näiteks. Võib-olla üks sõnum, mis on ka oluline võib öelda, on see, et need terapeudid, nad ise on ka olulised, eks ole, et millise arengu nad ise on läbi teinud, kui palju nad on näiteks teinud tööd iseendaga, selle üle me võime ka pikalt rääkida, eks ole, et on väga erinevaid arusaamu, näiteks terapeudi väljaõppest, eks ole. Näiteks psühhoanalüüsis on väga selge, et eneseteraapia on osa väljaõppest, et terapeut õpiks ära tundma neid oma mustreid, ülekanne vastu ülekanne, kuidas ta võib reageerida. Näiteks KKT-s ei nähta, et terapeuti eneseteraapia võiks olla oluline. Aga mina mõtlen niimoodi, et kui me üldse ei tea seda, kuidas on olla kliendi rollis, või me ei tea, kui haavatav on olla kliendi rollis ja mida see tegelikult tähendab, kui me teeme endaga tööd, eks ole, ja me puudutame võib-olla teemasid, mis on väga valusad, eks ole, ja mille ümber me oleme kuidagi kohanenud, et me neid ei puudutaks. Et siis on ka on see võimalus, et me ei ole piisavalt tundlikud, eks ole. Et see on ka üks võimalik kahjustamise koht, et igal lähenemisel võib-olla on omad plussid, omad miinused, eks ole, et võib-olla need alternatiivsed teraapiad sageli õpetavad terapeuti olema hoopis tundlikumad, kui need väga sellised tehnikakesksed, samal ajal väga tõendatud, eks ju, lähenemised. Ja mõlemal oleks midagi üksteiselt õppida ja ikkagi, kui me peame silmas kliendi heaolu, kui me ei pea silmas seda, et me tahame säilitada oma positsiooni või seal on ka ju väga palju selliseid poliitilisi, majanduslikke tegureid, mis kõik selle taga on, eks ole, kes saab riigilt rahastust, kes ei saa. Et kui me ikkagi mõtleme selle peale, et mis inimesi võiks tegelikult aidata, eks ole, et siis me võib-olla oleme valmis rohkem üksteist kuulama või üksteist õppima või koostööd tegema, et see oleks tore. See oli suurepärane kokkuvõte, Signe, suur aitäh sulle, et sa olid valmis täna Mis mõttes saatega oma mõtteid jagama. Ma tänan ka kuulajaid, et te olite meiega järjekordse Mis mõttes saate episoodi. Tänane vestlus Signe Noppeliga oli teine nendest saadetest, mis keskenduvad samale teemale. Selleks on, milline võiks ja peaks olema tõenduspõhiste ja alternatiivsete teraapiate suhe.
ja selleks, et sellesse teemasse sügavalt vaadata, intervjueerime me 4 järjestikuses saates väga erineva kogemusega vaimse tervise valdkonna eksperte. Nii et kohtume juba järgmises saates.